septembrikuu päeval koju jõudes ootas Kohila valla Aespa küla meest Stefan Pritsikut ees julm üllatus. Keegi oli ta 3-aastase koera koos 7 kutsikaga koduaiast ära varastanud. No küll on lurjused. See oli Stefani esimene vihane mõte. Stefan ütles, et ta oli lihtsalt šokis. Ta oli sõnatu. Ta tahtis lihtsalt teada, kes koerad ära viis. Murest murtud vana mees otsis oma koeri küla vahelt, küsitles naabreid, aga keegi ei teadnud midagi. Koerad oleks nagu õhku haihtunud. Stefan kartis juba halvimat. Ta arvas, et Aespa küla parmud on tema koerad ära söönud. Stefan ei mõista, miks teda ei hoiatatud, kus koerad on. Oleks kas või kirja võinud jätta. Ta kaotas sellega hulga närve. Mees uskus, et need võisid olla mingid kalkarid. Need söövad ju kõike. Lõpuks jõudis 76-aastane Stefan loomade varjupaika. Kuigi ta koerakesi seal polnud, tasus see käik end ometi ära. Varjupaigas teati täpselt, kus tema dama koos kutsikatega asub. Mõne tunni pärast juba tuli meieni teade Kohilast, et sellise koera või sellise kutsikatega on seal kokkupuudet olnud ja informatsioon oli selles mõttes muret tekitav, et väidetavalt pidavat vald hakkama kutsikatele otsima uusi kodusid, aga nende ema oli nagu kantud siis mitteperspektiivikate loomade kirja ja uuriti võimalusi tema magama panemiseks. Kas Kohila vallavalitsuses enam Eesti seadused ei kehti? Mis alusel mindi ilma loata eramaale ja võeti kaasa Stefan Pritsikule kuulunud koerad? Miks ei võetud koeraomanikuga ühendust ja ei antud tema hoolealuste saatusest teada? Miks ei tehtud eelnevalt hoiatust, kui koerte pidamistingimused ei vastanud nõuetele? Tuli selline väga emotsionaalne kõne, et see koer on väga halvasti võitud ja ta on väga kriitilises seisus ja poegadega ja et see tuleb kiiresti midagi ette võtta. Nad olid lihtsalt, ütleme siis, mitte väga heas toitumuses ja nägid välja sellised, ütleme siis, mitte väga hoitud. Omanik rääkis midagi ka eramaast, et vald olevat rikkunud räigelt seaduse ja läinud eramaale tema asju ära võtma. Kuidas seda kommenteerite? See on nüüd tõepoolest, et mida võiks öelda, et kas nüüd vald reageeris üle või tegi, sest see oli päris kiiresti vaja reageerida ja peab tunnistama, et meie spetsialistid on selles osas üsna tundlikud. Ja kui tuleb signaal ikkagi, et koeral on pojad ja emane koer on väga halvasti hoitud, siis lihtsalt me tegutsesime kiiresti. Tuleb välja, et koerad viidi minema Nelli Ismeriini kaebuse pärast. Nellit ennast kaamera ette saada ei õnnestunud. Aga vallavalitsusest teati rääkida, et proua Nelli Ismeriini väitel on Stefan Pritsik üks väga halb peremees, kes ei hoolitse oma koerte eest. Kaebuse tegi tegelikult ikkagi naaber ja naaberfrondil, kes ütles, et tema on pidevalt toitnud koerad on väga kehvas olukorras ja toitmata. Mis on Stefanil selle peale kosta? Stefan kinnitab, et tema koerad pole kunagi näljased olnud ega võinudki olla. Küsimusele, miks vastas mees, et ta toitis neid iga päev nii palju, kuni nad süüa jaksasid. Teiseks ei tohiks mehe sõnul võõra maa peale keegi tulla ja võtta, mida taha. Stefan ütleb, et siin võib tegu olla naabrite vahelise tüliga, kus vaesele papile püütakse kohta kätte näidata. Ümberkaudsetele naabritele on Stefan tema enda sõnul juba ammu pinnuks silmis. Tema tagasihoidlik sara ja räämas õu riivavad ju silma ning ehk viivad isegi naaberkruntide hinna alla. Mida arvab aga spetsialist? Kas koerad olid siis nälginud ja vajasid kiiret abi? Temased koerad lähevad ikkagi õhnaks, kui neil nii palju kutsikaid on. Aga siis koerte seisund oli nagu nii kutsikate kui ema seisund oli nii hea, et ei oleks pidanud ära võtma veterinaari pilgu läbi? Ema koer tegelikult natuke andis soovida, aga midagi katastroofilist seal ka polnud. Kohila valla töötajad viisid kutsad koerte hotelli, sest vallal on varjupaigaga leping sõlmimata. Nad maksavad loomade hoidmise eest koerahotelli omanikule Madis Kootlale. Lõpmatuseni nad seda aga teha ei suuda.
omanik on praegu üsna sellisel rahulikul positsioonil, vähemasti minu andmetel, et ta väga ei nõua oma koeri tagasi, neid talle päris meeldib, et need koerad seal hotellis on, küll aga omavalitsus väga kaua ei ole nõus maksma teadaoleva omaniku koerte eest. Kuigi tamakuut on niru ja jooksuruumi jääb koerale väheks, siis ettekirjutuse peremehele sellise eksimuse eest saaks teha alles 1. jaanuaril 2009. Siis hakkab kehtima vastav seaduse muudatus. Sama käib ka koera kaelas oleva lehma keti kohta. Kas aga Kohila vallajuhid peaksid nüüd kohut kartma? Vald lasi ju oma voliliselt Stefani lemmikud otse õue pealt ära viia. Kohtusse asi ilmselt ei lähe, sest vana mees ei ole oma loomult sõjakas. Mis saab aga kutsikatest, kui Stefan koeralapsed siiski tagasi saaks? Kindlasti tekib tal raskusi neile kodude leidmisega ja varsti siblab Aespa külas Ikaruse suvilakooperatiivi vahel juba tunduvalt suurem koerakari. Asi läheb veel hullemaks. Stefan ei oska esialgu kohe öeldagi. Kindlasti ei viskaks ta neid tänavale ega hoiaks näljas. Kord päevas on mees neid söötnud ja nii kutsikad kui nende ema joovad piima nii palju kui tahavad. Tal on 2 lüpsvat lehma, aga piima ta teistele ei müü. Seaduse järgi tohib loomad hukata 2 nädalat peale nende piltide või kirjelduste avaldamist. Täna pole Kohila vallavalitsus veel pilte kuskile riputanud, aga varsti nad seda kindlasti teevad. Siis hakkab kutsikate elulõpukest lähendav kell tiksuma. Õnneks ei tea sellest need muretult siblavad karvakerad midagi. Kui aga kellelegi mõni kutsa meeldima hakkas ja tal on kindel soov omale koer võtta, siis andku sellest teada Kohila vallavalitsusele või loomakaitseseltsile. info@loomakaitse.ee või 5267 117.